Grupi arutelu tulemusel toodi välja järgmised rollid. Praktikant vastutab õpiväljundite saavutamise eest ja planeerib oma aega praktika eesmärgi ja õpiväljundite saavutamiseks. Mõistab praktika vajalikkust, sõnastab enda jaoks vastuse küsimusele, miks ta läheb praktikale. Lähtub praktikal Sisekaitseakadeemia põhiväärtustest, olulistest juhenditest ja dokumentidest. Praktikant on enne praktikat omandanud koolis vajalikud teoreetilised teadmised. Annab praktikal juhendajale konstruktiivset jooksvat tagasisidet ja küsib juhendajatelt tagasisidet oma tegevusele. Praktika lõpus annab edasiviivat tagasisidet koolile ja ametile. Praktikant on praktikal aktiivne, uudishimulik, tunneb huvi ning julgeb küsida. Pakub välja uusi ideid ja lahendusi. Mõistab oma rolli ja vastutust praktikal, on teadlik oma kohustustest. Teeb praktikal jooksvalt märkmeid ning koostab nende põhjal sisuka praktika aruande. Peab kinni nii juhendaja, kooli kui ka ametiga sõlmitud kokkulepetest. Mida praktika andis sulle? Minu meelest oli praktika minu õppimisel väga tähtsal kohal. Praktikale saadeti meid siis esimesel aastal 8 nädalaks Maksu- ja Tolliametisse ning lasti teha 1 nädal maksu poole peal ja teine nädal tolli poole peal. Me nägime ära, mis on reaalselt selle töö taga ja kuidas see töö korralduslik pool välja näeb. Sellest lähtuvalt ka andis kindlasti palju mõtteid juurde, mida tulevikus erialaselt valida võiks ja kuhu spetsialiseeruda. Mulle meeldis ka see, et kuigi meil ei olnud enne erialised teadmisi, vaid olid baasteadmised ja baassugused kursused, siis andis ka hea ülevaate sellest, et näiteks milline on ettevõtluskeskkond, kuidas seda hinnata ja kuidas üldse näiteks näevad välja haldusaktid või väga palju oligi kasvu ka kirjalikus suulist eneseväljendusest, et kuigi meil ei olnud selliseid päris erialaseid teadmiseid, et veidi võib-olla tundus, et neid visati natuke nagu vette ja õppe ujuma, aga samas see just õpetas seda, et nägema erinevaid seoseid kõikide ainete vahel. Väga hästi tõi see praktikaga välja seda, nagu sa mainisid, et kuigi neid väga erialaseid teadmisi veel nii palju all ei olnud, andis ilusti tõmmata paralleele juba omandatud teoreetilise poolega. Ehk siis see praktika oligi väga heaks väljundiks ka teoreetilise poole ja praktilise poole kokkupanekul, mis on siis teadagi mõista, et ühte ei saa ilma teiselt olla. Samas oli ka kindlasti väga suur roll juhendajatel, mingil määral ka praktika aruandel, et juhendajad just andsid võimaluse meil erinevaid asju katsetada ja näha erinevaid seoseid ja samas mulle näiteks anti ka võimalus erinevaid osakondi näha ja praktika aruanne just pani analüüsima seda, et mida me oleme teinud, kuidas me oleme teinud ja mõtestada seda rohkem lahti. Jaa, absoluutselt. Et selles suhtes, kui me võtamegi, mis selle tutvumispraktika eesmärk oligi see, et me saaksime natuke rohkem aimu, mida see töökeskkond endas kujutab. Et ühe variandina oleksid muidugi võinud juhendajad lihtsalt meil lasta neil sabas käia ja lihtsalt jälgida, mida nad teevad. Nagu öeldakse, et kätt valgeks saama on palju parem kogemuse suhtes ning annab paremad eeldused meile ka tuleviku suhtes.